Selles videos näitan teile, kuidas sisestada akti kortermajale. Nendes olukordades, kus korstnapühkija on puhastanud terve kortermaja küttesüsteemid või mitme korteri küttesüsteemid, on mugavuslahendus kasutada kiirakti versiooni. Selleks tuleb esmalt välja valida aadress. Antud juhul on tegu korterelamuga, kus on väga palju korterid. Korterelamu aadress jõuab aadressite nimekirja ja aadressi nimekirja lõpus on nupp lisaakt. Sellele vajutades jõuan aktivaatesse. Esmalt tuleb ära täita töötellija andmed. Üldjuhul on sellistes olukordades töötellijaks korteriühistu ja seega tuleb valida siit juriidiline isik. Selle näite puhul kasutan töötellijana Päästeametit, aga siia saab kirjutada ka korteriühistu andmed ja kuna portaal on seotud äriregistriga, siis tulevad korteriühistu registrikoodi andmed ka automaatselt siia üle. Märgin samamoodi ära töötellija ehk siis füüsilise isiku andmed. Üldjuhul on selleks siis juhatuse liige. Selliselt märkides pääseb korstnapühkimise aktile ligi kõik selle korteriühistu juhatuse liikmed. Ja märgin ära töö teostamise kuupäeva. Siin ka juhin tähelepanu sellele, et korstnapühkija peab teostatud tööd sisse kandma 10 tööpäeva jooksul pärast reaalset töö tegemise kuupäeva. Juhin tähelepanu sellele nupule lisaküttesüsteem. Kuna minul on valitud korterelamu üldpind, ehk siis ei ole valitud ühtegi konkreetset korterit veel, siis see nupp lisaküttesüsteem lisab küttesüsteemi korterelamu üldpinnale. Seda varianti kasutada ainult sellisel juhul, näitena, kui korterelamu keldris asub katel, mida siis kasutatakse kõikide korterite kütmiseks ja see reaalselt asubki üldpinna peal. Üldjuhul on küttesüsteemid korteripõhised ja kõik küttesüsteemid tuleb kanda korterite alla eraldi. Antud juhul ei ole selles korterelamus varem korstnapühkija ega pottsepp käinud ja ei ole ühtegi küttesüsteemi lisatud. Küttesüsteemi saab lisada iga korteri alt eraldi, kuid seda saab teha ka kiirakti alt mugavalt ja kiirelt. Seda versiooni praegu ka näitan. Siin on nupp lisakorter, kus saab siis valida kõik korterid, mis selles majas on. Antud juhul on siin majas 24 korterit. Aja kokkuhoiu mõistes kasutan siin valikuna ainult 2 korterit, kuid samad põhimõtted kehtivad ka siis, kui valida kõik korterid. Ja lisan nad siia akti juurde. Nagu näha, tekkis siia 2 korterit, 1 ja 2 ja küttesüsteemid, mis hetkel on nimetuseta, kuna ükski korstnapühkija ega pottsepp ei ole varem siia küttesüsteeme lisanud. Lisan nendele 2 korterile küttesüsteemi nimed. Antud näite puhul on siis igas korteris ainult köögis asuvad pliidid. Nüüd kasutan sellist mugavat versiooni, et siin üleval on olemas nupud, millega on võimalik anda siis väärtused kõigile nendele küttesüsteemidele kõikides korterites. Teen need valikud siin lahti, et oleks ka näha seda, kuidas need väljad täituvad. Siit valin kütteseadme liigi, pliitsooja müüriga. Kütteliik on kõigil tahke. Nagu näete, siis need lahtrid täituvad andmetega.
kõik küttesüsteemid said puhastatud, nad on kõik kasutusel ja nad on kõik ohutud, ehk siis nende kasutamine on lubatud. Märgin ära ka küttesüsteemi teised osad ehk ühenduslöör ja korsten. Nagu näha, siis kõikides korterites täitusid kõikide küttesüsteemide andmed nende väikeste liigutustega ja mul ei ole vaja eraldi neid küttesüsteemi andmetega täita. Sellisel juhul näiteks 24 korterelamu puhul kanduvad kõik need andmed kõikide korterite juurde. Tähelepanu tuleb lihtsalt juhtida sellele, et osades korteris võivad olla teist tüüpi küttesüsteemid ja seal on vaja neid andmeid eraldi täita. Lisaks sellele, et tegemist on siis korteriühistuga, kus juhatuse liikmed pääsevad sellele aktile ligi, siis antud näite puhul, kus on korterid 1 ja 2 korstnapühkija poolt puhastatud, siis sellele korstnapühkimisele aktile pääsevad lisaks ligi siis ka korterite 1 ja 2 omanikud, kes on kinnistusraamatusse märgitud. Antud näite puhul teiste korterite omanikud sellele aktile ligi ei pääse ja nemad portaalis seda ei näe. Lisaks korteriühistu juhatuse liikmetele ja korteri omanikele võib olla vajadus lisada ka teisi huvitatud isikuid ehk kolmandatud isikuid. Näitena võib olla selleks korteriühistu või korterelamu haldusfirma esindaja. Teengi selle näite siit läbi. Ja sellel haldusfirma esindajal on siis samamoodi hiljem ligipääs oma isikukoodi kaudu korstnapühkimise aktile. Nüüd, kui kõik andmed on täidetud, vajutan nuppu salvesta. Siit edasi kinnita. Olles kindel, et kõik andmed on korrektsed, vajutan nuppu allkirjasta ja viimase nupuna edasta. Juhin tähelepanu sellele, et kui küttesüsteeme lisada hoonele läbi kiirakti, nagu selle näite puhul tegin, siis ilmuvad need küttesüsteemid hoone külge ja korterite külge alles pärast nuppu edasta vajutamist. Ja kuni see akt on salvestatud või kinnitatud või allkirjastatud olekus, siis korterite all need küttesüsteemid pole nähtavad ja sellega tuleb oma töös ka arvestada. Et vajutades nuppu edasta, liigub see akt küttesüsteemide portaali ja see on nähtav siis nii korteriühistu juhatuse liikmetele, huvitatud isikule ja nende korterite omanikele, kes olid korstnapühkimise aktile märgitud. Aitäh kuulamast!